Mis meie majanduses esimeses kvartalis toimus? Jooksev hindades moodustus sisemajanduse koguprodukt esimeses kvartalis 9,3 miljardit eurot. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes on langus olnud küll väike, 0,3%, aga siiski see on langus. Ta on mõnes mõttes võib-olla on halb uudis võrreldes sellega, et 4. kvartalis oli majandus kasvas meil justkui. Aga kui me vaatame natuke pikemat trendi, siis ta on, trend on paremuse suunas, et see langus muudkui tõmbub kokku. Et me 4. kvartali kohta teame, et siin oli nagu see tohutu autode müük oli, mis upitas kogu seda kaubandust ja asju üles, et nüüd esimeses kvartalis oli jälle näha, et see 4. kvartali suure autode müügi pealt oli jälle tohutu ärakukkumine, et uusi autosid registreeriti üsna vähe, nagu ajalooliselt vähe. Meie majanduse mootoriks on endiselt info ja side. Heal järel on kinnisvaraalane tegevus. Klassikaline töötlev tööstus on siin positiivse poole peal 5. kohal. Kõige olulisem sõnum on see, et langusperiood ikkagi on meil läbi saanud. Eelmise aasta jooksul stabiliseerumine on toimunud ja see on ka põhimõtteline muutus. Nüüd need numbrid tõesti on seal nulli ümber, et kas vaatad ühte või teist on pluss või miinus. See suures pildis ei olegi oluline. Need lähevad nii või teisiti ka ülevaatamisele ja me saame aastate pärast teada, mis see tegelik number on. Aga et selline väike stabiilsus on tekkinud, samas ka sellist tugevat kasvu ei ole, mida me väga vajaksime ja ootaksime. Kõige halvemas seisus on elektrienergia ja erinevate gaaside tootmine, veondus ja laondus, põllumajandus ja temaga sarnased valdkonnad. Üks majanduse mootoreid, ehitus on samuti miinuspoole peal. Ehituse poole pealt jälle positiivne noot, et see käekäik on kvartalist kvartalisse paremaks läinud, et kui siin eelmise aasta keskel oli veel ehituses suur miinus, siis nüüd ta selles viimases kvartalis oli juba enam-vähem seal nulli lähedal. Teine kvartal võiks olla enam-vähem samamoodi samasugune nagu oli ka esimene kvartal, et sellist stabiliseerumist ja kohanemist kindlasti jagub selles aastas rohkem. Trumpi tollipoliitika kindlasti ei ole kohale jõudnud. Neid tollimäärasid on ähvardatud, korraks kehtestatud, tagasi võetud, suvel tulevad uuesti lauale, eks näib, mis saama hakkab. Eesti kindlasti ei ole otseselt mõjutatud väga palju sellest, mis Trump teeb. No meie üldine poliitiline retoorika on ju selles. Meie majanduses ei ole mitte midagi häda, et majandus toimib hästi, on investeeringuid ja kõike muud. Aga mida arvavad sellest ikkagi eksperdid? See sõltub natukene perspektiivist ka, et kui me vaatame ka viimast kvartalit, siis investeeringut tase tegelikult võrreldes aastatagusega ei kukkunud ja enam samale tasemele, et on sektoreid, kus investeeritakse. Samamoodi, mis oli võib-olla täitsa hea positiivne üllatus, et väliskaubandus tegelikult kasvas päris hea hooga edasi ja vaatamata sellele, et majandus tervikuna võib-olla ei kasvanud suurelt. Siis ikkagi väliskaubanduse osakaal SKP-s hüppas tubli mitu protsendipunkti ülespoole. Selle kohta suurepärane kindlasti öelda ei saa, isegi aastase majanduskasvu kontekstis me räägime ikkagi kiratsevast majandusest. Kui vaatame natukene pikemalt viimast 5 aastat, siis seal on olukord päris vilets. Me ju SKT on samal tasemel, kus ta oli enne koroonat. Elanikke on juurde tulnud rohkem kui 3%, ühe inimese kohta tarbimist on selle võrra lausa vähem, et Ukraina sõjapõgenik, kes siia on saabunud, ei ole samaväärselt panustamas majandusse tegelikult nii nagu kohalikud on. Kindlasti teine kvartal on oluline turismi seisukoha pealt, mis peaks majandust turutama. Oluline on, kuidas reageerib Euroopa majandus, eriti just mis toimub Saksamaal ja kuidas seal edasi liigutakse.